Enamiku selle sõja jooksul termin termobaariline relv on tähendanud üht asja, massihävitust. See on termin, mis on peaaegu sünonüüm TOS-1A Sontsepjokile, Vene raketiheitja, mis tulistab ühe salvena välja 24 laengut. Või odav 1500. 1500-kilone liukpomm, mis tekitab kilomeetrite kaugusele nähtava seenepilve. Mõlemat on Venemaa sõja ajal kasutanud asustatud piirkondades. Teod, mis on osa laiematest sõjakuritegude süüdistustest, mida uurib rahvusvaheline kriminaalkohus. See on doktriin, millega maailm on seni õppinud Venemaad seostama. Suurem on parem. Mida suurem ala sa suudad ühe löögiga elamiskõlbmatuks muuta, seda tõhusam on relv. Ja selle mõjuala sisse jäänud tsiviilisikuid peetakse vastuvõetavaks. Võib-olla isegi teadlikult arvestatud hinnaks. Aga Ukraina on läinud teist teed. Nende jaoks vähem on rohkem. Ukraina ilmus 2026. aasta juunis Pariisis toimunud kaitsetööstuse messile termobaarilise relvaga, mis kaalub vaid 0,5 kilogrammi ja mahub pükste küljetaskusse. Selle relvaga kirjutab Ukraina vaikselt ümber kogu selle relvakategooria tähendust ja otstarvet. Selle asemel, et põhjustada massilisi ohvreid, relvi kohandatakse täpsemaks kasutuseks, kus sihtmärgiks on üksik tuba, kaevik või sõiduk. Me selgitame, kuidas termobaarilised relvad tegelikult töötavad, miks Venemaa ja Ukraina sattusid sama tehnoloogia vastandlikele pooltele ja mida Ukraina täiesti uus granaat koos droonidoktriiniga, mis nüüd selle ümber üles ehitatakse, räägib meile, kuhu selle sõja lähivõitlus edasi liigub. Alustame termobaariliste relvade toimemehhanismist. Tavalise lõhkeaine plahvatus on üksainus iseseisev sündmus. Lahke või vedelühend plahvatab, vabastades kogu oma energia ühes kiires keemilises reaktsioonis ja kahju põhjustab lööklaine ning sellega kaasnevad killud. Kuid termobaariline relv toimib kahes etapis. Laskemoona sees on kütusemahuti, mis on ühendatud kahe eraldi lõhkelaenguga. Esimene laeng plahvatab ja hajutab kütuse peene aerosoolipilvena, pritsiides seda ümbritsevasse õhku. Murdosekundi pärast teine laeng süütab selle pilve. Ja kuna kütus on nüüd atmosfääris laiali, mitte anumas, see põleb, kasutades hapnikku, mis on juba õhus olemas. Tulemuseks ei ole terav hetkeline pauk, vaid püsiv rõhulaine ja tulekera, mis püsib põledes kauem ja surudes ülerõhu kaugemale väljapoole, kui sama suur tavaline laeng kunagi suudaks. See detail, see osa, et on vaja ümbritsevat õhku põlemiseks, on kõige olulisem asi, mida nende relvade kohta mõista, sest see seletab nii seda, miks need on hirmuäratavad, kui ka seda, miks neil on piirangud. Avatud maastikul, kus pole midagi, mis plahvatust peegeldaks, on termobaariline relv tegelikult vähem muljetavaldav relv. Survelaine laieneb seal lihtsalt väljapoole ja hajub. Aga kui panna see sama relv suletud või isegi osaliselt suletud ruumi, muutub kõik. Üle rõhul pole kuhugi minna. Selle asemel peegeldub see igalt seinalt tagasi, võimendub ja jõuab sihtmärgini mitmest suunast samal hetkel. USA armee viitemateriaalides kirjeldatakse seda efekti kui pikaajalist surve- ja vaakumlaine, mis võib rebida pehmet kude samamoodi nagu see rebib lennuki kere või radaripindu. Ja seinad ei kaitse sees olevaid inimesi. Nad võimendavad rebivat efekti, põrgatades lainet edasi-tagasi. Lisaks sellele neelab tulekera põledes suletud ruumis kogu hapnikku, mis tähendab, et kõik, kes algplahvatuse üle elavad, peavad nüüd võitlema teise järgulise lämbumisega. Seetõttu on seda relva kasutatud linnades ja hoonete vastu just sellepärast, et tõeliste sõjaliste sihtmärkide nagu sõjalise infrastruktuuri või üksikute tankide vastu on see vähem tõhus. Avatud alal. Termobaariline laeng peaks olema kasutamiseks ebamugavalt suur. Venemaa lähenemine on alati olnud seda ruumide puhastamise põhimõtet laiendada terve naabruskonna mõõtkavasse. Kõige selgem näide on eelmainitud TOS-1A Sontsepjok, mis tähendab kõrvetavat päikesevalgust. See on 24 toruga 220 mm raketiheitja, mis on kinnitatud T-72 tanki šassiile. Esmakordselt arendasid selle välja Nõukogude keemiaväed 1980-ndatel. Ja seda kasutati Punširi orus Afganistani sõja ajal. See relv kuulub tehniliselt Venemaa tuuma, bioloogilise ja keemilise kaitsevägedele, mitte tavalistele suurtükiväeüksustele, ja see on tavaliselt manööverbrigaadide juurde määratud ainult ühe konkreetse ülesande täitmiseks, statsionaarsete kaitsepositsioonide puhastamiseks, eriti linnatingimustes. Venemaa kasutas seda Groznõis Tšetšeenia sõdade ajal, Süürias ja see toodi Ukrainasse juba mõne päeva jooksul pärast 2022 aasta veebruari sissetungi. Filmiti, kuidas see ületas Valgevene piiri. Iga rakett hajutab pilve, mis süttib ligi 3700 kraadi Celsiuse järgi ja üks ainus salvo võib õigetes tingimustes praktiliselt hävitada terve elamukvartali hooned või kindlustused. See on kogu Venemaa doktriin ühel platvormil. Üks süsteem, üks löök.
Üks väga suur probleem kõigile, kes asuvad tulealal. Ja siis on odav 1500, mis kasutab sama loogikat ja viib selle õhku. See on 1500-kilone termobaariline liukpomm, mis on ehitatud nõukogudeaegsetest pommikorpustest ja varustatud kaasaegse UMPK liukkomplektiga, mis võimaldab Vene lennukitel selle vabastada 10 kilomeetrite kaugusel sihtmärgist, tunduvalt väljaspool enamiku Ukraina õhutõrjesüsteemide tegevusulatust. Venemaa kasutas seda esimest korda Ukraina vastu 2024 aasta märtsis, tabades üht küla Sumõ oblastis vaid mõne kilomeetri kaugusel Venemaa piirist. Ja videomaterjalil oli näha tulepalli ja seenepilve, mis tõusis kilomeetri kõrgusele taevasse. Seda on hiljem kasutatud Harkivis, Donetskis ja Kupjanskis, kus sama muster kordub kogu aeg, iga kord, kui Venemaa selle heitis. See toimus asustatud alal või selle lähedal, eesmärgiga mitte ainult seda hävitada, vaid ka selleks, et Ukraina ja kogu maailm näeksid, kui suurt kahju suudab Venemaa ühe hoobiga põhjustada. Aga et minna veelgi kaugemale, on Venemaa 2007. aasta kõigi pommide isa katsetus. 7-tonnin termobaariline relv. Kreml turustas seda selgelt mittetuuma asendajana taktikalisele tuumarelvle, näidates selgelt, kuidas nad nägid termobaariliste relvade potentsiaali. Nagu hiljem selgus, ei olnud TOS-1A, hoolimata oma hirmutavast mainest, on osutunud üheks kõige haavatavamaks süsteemiks Venemaa arsenalis, just sellisel droonidest küllastunud lahinguväljal, mille Ukraina on loonud. Selle suurus ja soojusjälg muudavad selle peaaegu võimatuks varjata. Selle kohmakale heiteseadmele ei saa paigaldada Ninnenamene kaitsepuure, mis kaitseb teisi Vene soomukeid FPV rünnakute eest. Ja avatud allikate jälgijad on dokumenteerinud, et Venemaa hinnangulisest 48 süsteemist oli 2026 aasta juuliks 36 kahjustatud, vallutatud või hävitatud. Nii selgub, et lahinguvälja kõige kardetum termobaariline platvorm on muutunud peamiseks sihtmärgiks just nendele väikestele ja odavatele droonidele, mille ümber Ukraina on vaikselt üles ehitanud täiesti uue termobaarilise doktriini. See toobki meid küsimuseni, miks Ukraina vastupidine suund on nii oluline. Ukraina päris pärast iseseisvumist osa sellest samast Nõukogude termobaarilisest pärandist. Peamiselt RPG-7 termobaariliste laskemoonade ja õlalt lastavate leegipildujate nagu Shmel kujul. Bahmuti lähedal on Ukraina jalaväelased kasutanud neid päranduseks saadud Nõukogude laskemoona okupeeritud hoonete vastu samamoodi, nagu Vene sõdurid on neid mujal kasutanud. Kuid alates aastast 2017 Ukroboronprom, Ukraina kaitsetööstus, tutvustas esimest RGT-27 käsigranaati. See võeti Ukraina relvajõududes kasutusele 2020 aastal ja see oli algusest peale loodud selleks, et seda visataks või hiljem lennutatakse ühte hõivatud ruumi. 600-grammine RGT-27 granaat tekitab umbes 13 kuupmeetri suuruse tulepalli, mis kestab umbes 4 sekundit ja saavutab temperatuuri vahemikus 2500 kuni 3000 kraadi Celsiuse järgi, mis on enam kui piisav, et tappa kõik, kes varjuvad suletud ruumis, kahjustamata seejuures hoonet ennast, erinevalt raketisalvost. Ukraina jalavägi võttis selle kasutusele just selleks otstarbeks, milleks see loodud oli, kaevikute ja kindlustatud hoonete puhastamiseks, kus killugranaadi metallkillud võivad mitte tabada nurki ja varjatud kohti, mida kaitsekatteks kasutab. Termobaariline granaat seda pimeala ei ole. Rõhulaine täidab kogu ruumi. See ümbritseb takistusi ja muudab kõik kaitsjad kaitsnud struktuurid tapvaks, sest samad seinad, mis peatavad killud, peegeldavad ja võimendavad nüüd plahvatust. Ukraina väed võtsid seejärel sama granaadi ja ühendasid selle ühe oma kaasaegse sõjapidamise suurima leiutisega, Drunaidega, alates 2023 aastast. Üks laialt levinud juhtum 59. motoriseeritud brigaadist näitas, kuidas kommertsdroon DJI Mavic 3 abil visati RGT-27 S2 termobaarilme granaat otse maha jäetud Vene BMP jalaväe lahingumasina avatud luugi sisse, hävitades selle täielikult. Ei granaat ega droon polnud selleks otstarbeks spetsiaalselt loodud. Mõned sõdurid mõistsid lihtsalt, et 600-grammine termobaariline laeng, mis toimetatakse piisava täpsusega luugi või akna kaudu, võib teha sama palju kahju kui palju suurem ja palju kallim tankitõrjerelv tanki kitsastes siseruumides. Ja Eurosatori 2026 Pariisis juunis Ukraina tutvustas RGT-45 ja selle väiksemat kaaslast RGT-45AD. Paberil näevad need välja nagu tagasihoidliku edasiarendusena samas 500-grammiste ja väiksemate granaatide peres. Tegelikult Ukroboronprom väidab, et surmavus on hüppeliselt kasvanud, mis asetab need täiesti teise kategooriasse. RGT-45 kaalub 500 grammi ja sisaldab
300 grammi termobaarset segu ja ettevõte väidab, et selle tõhus kahjustusmaht suletud ruumis ületab 120 kuupmeetrit. Kompaktne RGT45A kaalub 225 grammi ning sisaldab 135 grammi segu ja selle väidetav tõhus kahjustusmaht ületab 60 kuupmeetrit. Kui me võrdleme seda senise RGT27S2-ga, mille kahjustusmaht on 13 kuupmeetrit, siis see ei ole 10 või 20% suurenemine, vaid pigem ligi 10-kordne kasv selles ruumimahus, mille relv suudab surmavaks muuta, mis saavutati ilma granaadi kaalu või suurust oluliselt suurendamata. Ukroboronbrom ise väidab, et see täiustus on kokkuvõttes vaid 20–30% tõhusam kui RGT27S2 ja ettevõte on selgelt öelnud, et see tõus tuleneb peaaegu täielikult uuendatud termobaarilisest keemilisest segust, mitte suuremast mõõdust. Aga saada umbes suure energiajooki purgi suurusest esemest 120 kuupmeetrit surmavat ülerõhku ja kuumust on keemia küsimus, mis on relvaarenduse tsüklite puhul tegelikult tohutu saavutus. See tähendab, et seda täiustust saab tõenäoliselt tulevikus sarnase suurusega laskemoonadesse lisada ilma uut ümberkujundamist tegemata. Ja et sama segu kasutamine suuremas laskemoona sees suurendaks relva potentsiaalset laengut märkimisväärselt. Mis teeb selle natuke huvitavamaks kui lihtsalt ühe uue granaadi, on see, et Ukraina ehitab tegelikult tervet termobaarsete laskemoonade perekonda, mis on spetsiaalselt loodud droonidega toimetamiseks. See on sisuliselt tunnistanud ja jätkanud traditsiooni, mille mainitud 59. brigaadi Mavic'i rünnak peaaegu juhuslikult algatas. Koos RGT45 seeriaga. Ukroboronbrom on samuti demonstreerinud spetsiaalselt ehitatud termobaarilisi lõhkekehi, mille tähistused on TB1 ja TB2, mis on selgelt mõeldud droonide kaudu toimetamiseks. Esimene neist tuleks heita mitme rootoriga droonilt, samal ajal kui teine on mõeldud otse paigaldamiseks ühesuunalise FPV drooni lahingupeana. TB1 kaalub umbes 2,5 kilogrammi ning selle minimaalne tappev raadius on 2,5 meetrit. Ja suurem TB2 kaalub 4,5 kilogrammi ning selle minimaalne raadius on 3,5 meetrit ja mõlemad on varustatud universaalse sütikuga, mis peaks jääma töökorda sõltumata ilmast ja niiskusest. Siin on RGT27 ja RGT45 lugu, mis kordub taas. Seekord veidi suuremas ulatuses. Ainult, et seekord oli relv juba prototüübist alates mõeldud droonilastiks. Vastupidiselt sellel RGT45 on siiski põhimõtteliselt granaat, mida saab lihtsalt maha visata. Kui peamiste relvade spetsifikatsioonid on üle vaadatud, räägime relvade kasutamise taktikast kitsastes ruumides. Aga kõigepealt veendu, et oled sõjasaatekanalile telitud, et sa ei jääks ilma uutest teadetest ja analüüsidest otse rindelt. Nüüd, lisaks termobaariliste granaatide kasutamisele, on kaasaegsete jalaväerelvade puhul olnud laiem suundumus kavandada neid spetsiaalselt kitsastes ruumides kasutamiseks, mitte mõelda sellele alles tagantjärele. Mujal selles sõjas lääne poolt tarnitud süsteemidel, nagu Rootsi Carl Gustafi tagasilöögita kahuril, on spetsiaalne kitsastes ruumides kasutamiseks mõeldud laskemoona tüüp Heat 655. See asendab tavapärase tagaleegi tahke vastumassiga just selleks, et relva saaks tulistada ruumis sees ilma oma meeskonda tapmata. Ukraina termobaariliste granaatide sari lahendab sama põhiprobleemi vastupidisest suunast. Selle asemel, et muuta suur relv ohutuks siseruumides tulistamiseks, see muudab siseruumides kasutatava relva piisavalt võimsaks, et sel oleks omas mõõtkavas kaalu. Ja Ukraina üksused on juba välja töötanud taktikaid just sellise kohale toimetamisviisi ümber. Rindejoone droonimeeskonnad, sealhulgas operaatorid, kes on seotud terrorirühmaga, on kirjeldanud 2 droonitehnikat kindlustatud hoonete avamiseks, mida Vene väed kasutavad tugipunktidena. Esimene FPV-droon, mis kannab tavalist, suure lõhkejõuga lõhkepead, teeb katuse või seina sisse augu, avades läbipääsu hoonesse. Teine droon, mis kannab termobaarset laengut, lendab seejärel otse sellest avast sisse ja plahvatab hoone sees. See on aastatepikkuse jalaväelahingute kaevikupuhastuse loogika, mis on praktiliselt üks-ühele üle kantud droonide ajastusse. Selle asemel, et sõdur läheneks tule all füüsiliselt uksele, et sinna granaat visata, ava tekitavad 2 drooni. Ühelgi hetkel ei satu Ukraina sõdur kaitsjate vaatevälja. See on väiksema energilisema termobaarilise laengu peamine taktikaline eelis. Kui sul on täpsed droonid, mis suudavad lennata läbi akende ja teiste väikeste avade, siis suureneb tõhus tegevusraadius ja võimalikud starditrajektoorid lihtsalt mitmekordistuvad. Sama põhimõte laieneb ka ülespoole, mis laiendab selle doktriini tegelikke võimalusi. Behemoth Strike'i ründedroon, mille arendasid Kleffer ja Culver Aerospace ning mis esitleti avalikkusele esmakordselt 2026 aasta mais, kannab 75 kilogrammist tandemlahingulasti, mis koosneb 40 kilogramsest suure lõhkejõuga kildlõhkepeast nina osas, millele järgneb 35 kilogrammine termobaariline laeng selle taga. 2026. aasta juunis droon oli juba kasutatud John Hari silla vastu.
mis ühendab okupeeritud Hersoni oblasti Krimmiga, häirides ühtpoolsaare peamist logistilist koridori. Kuid kuigi droon on granaatidega võrreldes tohutu, jagab see sama põhilist disainifilosoofiat. Kuigi see granaat asendab palju suurema ja kohmakama tankitõrjegranaadi, Behemoth on mõeldud asendama tiibraketti nagu Storm Shadow või Scalp-rakett, mida tarnivad britid või prantslased. Storm Shadow'l on tavaline lõhkepea, mis kaalub umbes 1300 kilogrammi. See lastakse tavaliselt õhust ja, mis kõige tähtsam, maksab tootmiseks üle $1 miljoni. Behemoti väidetavad kulud jäävad 35 000 ja 55 000 dollari vahele, millegi eest, mille väidetav tegevusraadius on üle 300 kilomeetri. Nii et see konkureerib otse Storm Shadow'ga. Ukraina on isegi kohandanud selle kontseptsiooni merel kasutamiseks. Juuniku alguses ilmunud raport viitas, et nad on kohandanud kuulsa Sea Baby, varustades selle Shmel termopaarsete granaadiheitjatega ja paigaldades isegi eraldi FPV droonide väljalaskmise platvormid droonpaadi külgsektsiooni. See muutis sisuliselt ühekordse kasutusega drooni ujuvaks mitme relvaga platvormiks, mis suudab tabada kindlustatud Vene rannikupositsioone. Asi on selles, termobaarilised relvad näitavad disainifilosoofiat, mis eelistab massilisuse asemel täpsust. Neid kasutatakse relvades, alates granaatidest kuni nendeni, mis on mõeldud väiksemate rakettide asendamiseks. Pane tähele, kuidas see peatub hävitamise tasemel, kust Vene relvad alles algavad, sest need ei ole mõeldud siin ballistiliste või tuumarakettide asendamiseks, vaid kindlustatud positsioonide ja kaevikute puhastamiseks. Ja just viimane punkt ongi põhjus, miks termobaarilised relvad on aastal 2026 nii tuliselt arutluse all. Näete, kogu eelnenud 2 aasta jooksul enamik lahingutest on piirdunud suhteliselt staatilise rindejoonega, mis kulgeb läbi Donbassi piirkonna. Venemaa hakkas tegelikult algset kaitseliini rajama juba 2022 aasta lõpus. Umbes 1000-kilomeetrine võrgustik okupeeritud Ukrainas. Hiljem tuntud kui Zuražvikini liin koosnes see miiniväljade tankitõketena tuntud draakoni hammaste kihistamisest ja hajutatud kaevikusüsteemidest, eesmärgiga takistada või vähendada Ukraina vastupealetungi mõju. Ja see töötas. Ukraina väed veetsid suurema osa 2023 aastast selle ühes lõigus tohutu hinnaga edasi pressides. Ega suutnudki täielikult läbi murda, siis rollid vahetusid. Alates 2024 aastast seisid nad silmitsi Venemaa uute pealetungidega. Ukraina ehitas oma enda versiooni samast asjast, võrgu, mida nimetatakse Ukraina uueks Donbassi liiniks, mis ulatub üle 350 kilomeetri läbi Donetski, Dnipropetrovski, Harkivi ja Zaporižja. Sarnaselt Zuražviki liinile. See koosneb hajutatud maskeeritud tugipunktidest, mis on spetsiaalselt loodud selleks, et mitte pakkuda drooni ja satelliitluurele ühtset sihtmärki. Mõlemad pooled jõudsid iseseisvalt peaaegu identse kindlustusdoktriinini, mis tähendab, et mõlemad pooled istuvad kaevikute, varjendite ja tugevdatud tugipunktide vööndites, mida tuleb positsioon haaval puhastada. Ukraina laiem droonimüür, mis ulatub mõnes kohas 15–25 kilomeetrit rindejoonest tahapoole, on muutnud selle võitluse veelgi surmavamaks kõigile, kes satuvad avamaal liikuma. Ja tabobaariline granaat sobib eriti hästi nende kaitseliinide läbimurdmiseks mõlemal poolel, just tänu nendele füüsikaseadustele, millest me alustasime. Killud võivad tabamata jätta tugitala taga või varjendi käänaku taga oleva surnudala. Sõdur, kes kükitab punkri vales nurgas, võib ellu jääda, kui killugranaat visatakse ukse kaudu sisse. Termobaariline laeng ei jäta seda nurta puutumata, sest rõhulaine jõuab igasse suletud ruumiossa. Just sellepärast võib 10-kordne tõus efektiivses kahjustusmahus potentsiaalselt muuta seda, kui suure osa kindlustatud rajatisest suudab üks laeng, mille toimetab kohale üks droon, neutraliseerida ühe korraga. See tähendab, et Ukraina üksused võiksid puhastada Vene kaitsepositsioone, kasutades vähem ressursse ja seades vähem oma jalaväelasi ohtu. Siiski on siin olemas juriidiline ja moraalne mõõde, mida tasub otse välja öelda, mitte sellest mööda vaadata. Rahvusvaheline õigus ei keela termobaariliste relvade kasutamist seaduslike sõjaliste sihtmärkide vastu ja iga katse seda relvakategooriat eraldi piirata või keelustada on läbi kukkunud. Seaduslikkuse määrab sihtmärk, mitte mehhanism. Ning just see on olnud sõjakuritegude süüdistuste aluseks Venemaa DOS-1A ja odav 1500 kasutamisel. Kui seda kasutatakse kaeviku, punkri või soomusmasina vastu, on termobaariline relv seaduslik sõjapidamisvahend, nagu iga teinegi. Seaduse silmis ei erine see tavalisest granaadist või tankitõrjemürsust. Aga kui seda kasutatakse kortermaja või elamurajooni vastu, need samad füüsikaseadused, mis muudavad selle punkris hävitavaks, muudavad selle tsiviilisikute vastu massilisi ohvreid põhjustavaks relvaks. Viimane punkt ongi süüdistuse tuum, mis räägib Venemaa linnade pommitamise mustrist alates Groznõist 1999 aastal, Aleppost 2016 aastal kuni Ukraina linnadeni, mida 20-ndatel tabas odav 1500. Ukraina ametlik doktriin nii RGT-27, RGT-45
kui ka droonidelt heidetava DB-seeria puhul on järjekindlalt keskendunud kaevikutele. Hund, mida kasutavad võitlejad ja sõidukid. Kas see doktriin kehtib täiuslikult igas lahingus, igas üksuses, kogu sõja vältel, mis on kestnud juba 5. aastat? Ei ole miski, mida keegi väljaspool Ukraina sõjaväe juhtkonda saaks kindlalt kinnitada. Kuid avatud allikate andmetes aastate jooksul dokumenteeritud rünnakute muster on järjepidev. Venemaa on kohandanud termobaarilisi relvi massilise mõju saavutamiseks piirkondades, kus viibivad ka tsiviilisikud. Ukraina on rakendanud sama aluseks olevat füüsikat väiksemas mõõtkavas, et saavutada täpsust ühe toa, ühe sõiduki, ühe kindlustatud positsiooni vastu. Ja kõik teadaolevad kokkupõrked vastavad sellele eesmärgile. RGT-45 ei ole Venemaa jaoks ohtlik oma suuruse tõttu. See on ohtlik, sest see näitab mitte ainult seda, kui erinevalt võiks kogu seda relvakategooriat kasutada, vaid ka seetõttu, et see rõhutab, kui palju kõrvalkahjusid on Venemaa valmis Ukrainale tekitama oma eesmärkide saavutamiseks. See näitab ka Venemaa sõjatehnoloogia laiemat läbikukkumist, mis ei suutnud kunagi relva väiksemaks muuta, säilitades samal ajal selle tõhususe. Kui see oli kasulik, siis palun pange like ja tellige kanal. Me kajastame iga päev relvaarendusi ja lahinguvälja doktriini Ukrainast, Venemaalt ja NATOst.